ja nagu ta ise käis mulle neid asju rääkimas. Ja kuna mina ei olnud see, et jaa, on jah nõme, on jah ikka jube nõme on see ettevõtja olla ja ma ei viitsi, kas sul ikka veab, sul on Hans. Mina eile pidin poole ööni tegema seda plakatit ja printima seda välja, mõtlema, kuidas ma seda teen ja mis see minu mure on, et nagu ma olen äkki elus selleks midagi teinud, et mul on kõrval hea mees, kes tahab mind aidata, kes aitab mul teha neid asju ja mul on nagu business koos oma mehega. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Tore, et olete meiega jällegi liitunud ja millest me täna juttu teeme, Brenda? Täna tuleme tagasi Showlehe teemade juurde. Ehk siis kes kuulab esimest korda või ei tea, siis jah, meil on selline ettevõte nagu Showlehe Austraalias. Kõik käsitööehted, mida Brenda teeb. Nii et saamegi arutada, mis jõuludel toimus, mis nüüd siin jaanuari alguses on toimunud. Ja jah. No põhiline ongi see, et Showlehe teekonda me oleme jaganud. Ma arvan, et äkki meil on seal, kuidas üldse Showlehe sündis või kuidas ma ei tea, Showlehe, miks on Showlehe nimi Showlehe ja kõik sellised lood on tegelikult seal kuskil esimeses episoodis. Ma arvan, et kas 19, 18, 20, midagi sellist, et kõik Showlehega seotud episoodid, nende pealkirja taga peaks olema Showlehe kirjas ka. Kuulata siis neid, kes tahab teada nagu nii-öelda alguslugusid ja siuke viimane värske lugu, mida me siis peale seda ei teinud väga kaua neid episoode, et siis viimane episood, ma just vaatasin, oli 49 episood, poe avamine ja punased lipud. Kuidas me avasime pop-up poe, on seal siis, ma ei mäleta, kas me nagu seal rääkisime step by step nagu kõik lahti, kuidas me poe avasime või kuidas juhtus ja siis natukene niisugust ränti oli seal, mida me lubasime jätkata, nii et me mõtlesime, me teeme seal ära, sest ütleme niimoodi, et see periood on nüüd läbi, see oli väga keeruline periood tegelikult, mis meil oli ja me ei saanud, tol hetkel me rääkisime ju sellest väga palju ja panime sinna peale energiat väga palju, et ma tahaks ka selle episoodi siin ruttu ära teha, et sellest nagu ma ei võta seda järgmisesse poolde aastasse veel kaasa seda inimest ja selle temaga seotud lugusid, sest meil on nüüd väljas, nüüdseks peaks olema juba Showlehe vlogid, ma ei tea, kas viimane vlog on ka väljas, aga Showlehe esimene siis poe avamise vlog peaks olema väljas või see on tegelikult praegu juba väljas. Ja need läksid üleeile välja. Ma ei tea, kas ma Hans sulle jõudsin öelda, aga mul on päris mitu inimest kirjutanud, et issand, ma ei teadnud, et oli nagu selline lugu või et nii keeruline oli, et kas sa tahad lähemalt sellest rääkida ja nii edasi. Ja siis ma olen nagu paar sõna rääkinud ja siis oligi, et okei, et meil on nagu tegelikult podcast selle kohta ja et me lubasime ka teha, et tegelikult sellele 49. episoodile me saime väga mitmelt inimeselt ka kirju, kes nagu mõtlesid kaasa ja ülitoredad kirjad olid need, et kes siis mõtlesid ka, et mis see teine pool siis arvab, mida tema avas või mida tema tegema tuli vaata. Et sealt sai nagu päris huvitavaid arutelusid oli siis osad inimestega, kes meil Instagrami kirjutasid. Ja nüüd on meil palju rohkem infot endal ka. Võib-olla või natuke rohkem, mida see teine osapool siis arvas või ette kujutas. Ja, just. Nii et mõtlesime, et räägime siis selle siin ära, siis on see tehtud, nagu lubatud sai, ei taha siia nagu rippuma ka jätta neid asju. Ja teine asi on see, et kui me oleme seda Showlehe või oma ettevõtlusteekonda jaganud, siis minu meelest see on niisugune lahe asi, millega jällegi me oleme hästi palju tagasisidet saanud, kus inimesed kirjutavad, et nad on just nagu need episoodid on nii olulised, et need on aidanud, neid on inspireerinud neid siis tegema enda businessit, alustama enda asja, tulema palgatöölt niimoodi ära, et nad jäävad, ma ei tea, järgmine kuu poole kohaga sinna, et nad võtavad rohkem käsile oma hobiprojektid ja tahavad sellest teha businessit ja nii edasi. Et siis minu meelest see on nii äge ja see on nagu minu südameasi, see on nagu nii oluline tähtis asi mulle, et seda nagu äge jagada ja me proovime jagada seda ettevõtluse asja nagu võimalikult läbipaistvalt, aga lihtsalt me ei saa päris, lõppkokkuvõttes see on äri, me ei saa päris kõike siin nagu nii-öelda välja laduda avalikult, pluss miks me jälle räägime kõike seda, mis siis pop-upis pool aastat toimus meil poes, on sellepärast, et me tol hetkel, kui kogu see asi oli käimas, see ei olnud turvaline meil tegelikult seda rääkida. Tänaseks on igasugune koostöö selle inimesega lõppenud. Mul on suva nüüd. Pluss tegelikult me elame väikses linnas.
et siin ei ole ka nagu hea, kui jah, kellelegi varba peale võib-olla astud. ja, aga enne kui me sinna jõuame, tahan ühest asjast kiiresti rääkida, sest ma ei ole saanud sulle seda 2 päeva rääkida, sest et me oleme podcast'i pidanud salvestama ja siis ma mõtlesin, ma räägin seda podcast'is. Aga kas sa tahad rääkida kiirelt kuulajatele, vaatajatele, kui me käisime trennis reedel äkki või? Paar päeva tagasi, siis helistas üks meie sõbranna sulle ja ütles, et tema kolib Griffithist minema. Ja. Sa tahad rääkida, mis on toimunud viimastel päevadel ja mis hetkel toimub? Et miks ta helistas sulle, miks ta minema tahab kolida? Mul on sellega sulle üks asi rääkida, aga... et ma räägin Ello. See ei ole soulehega seotud, see ei ole kuidagi soulehega seotud, see on lihtsalt siuke väike Austraalia ja meie elu update siia algusesse. Tegelikult see ei ole meie... See ei ole meie elu update ka. See ei ole meie eluga seotud ka kuidagi, see on seotud lihtsalt selle piirkonnaga, kus see on väga õudne lugu tegelikult ja mul oli ka tegelikult mõte, et me võiksime teha ühe... Andke teada, kas te oleksite huvitatud... ilmselgelt keegi viitsi hakata kuulama ajalootundi on ja Austraalia linnadest, aga Griffith on ikkagi üks koht, kuhu enamik eestlased on ära eksinud, kuhu enamik eestlased tulevad järjest tagasi ja saadavad oma sõpru ja ma arvan, et praeguseks hetkeks siin linnas on 100 eestlast. Ma arvan, et siuke 30-50 pluss eestlast elab kindlalt siin nagu aastaringselt. Püsivalt. Aga nii-öelda vintage'iks ehk siis veiniga hooajaks tuleb siia nii palju eestlasi kokku, et neid on kindlalt 100 ja 100 kindlasti, jah. Nad ei pea ainult Griffithis olema või nad võivad olla Hillstonis, ühesõnaga see on nende sentral, kus nad poes käivad lõppkokkuvõttes, toidupoes on ja. Nii et 100 kindlasti, kui mitte rohkem. Et see nagu, me ei räägi lihtsalt niisama mingist suvalisest linnast, vaata. Ja see on väga crazy linn, millest teha võib-olla episood. Et nagu see on, ma võin see ette visata ära juba selle, et see on tegelikult Austraalia maffia pealinn. Kunagi, me ei räägi, eks tänapäeval on ka need asjad selles mõttes, sellest lihtsalt ei räägita ja ei olnud avalikult niimoodi ja ei teata niimoodi, et kui sa tuled siia linna, elad 2 kuud, kohalikega suhtles, sa ei tea midagi. Aga kui sa siin elad, siis sa juba nagu nipet-näpet tead, on ju. Mis meil on üks alaline politsei, meil on politseid siit linnast ära kadunud, on ju, ja mingid siukseid asju vahel juhtub. Ja siis see on tähtis lugu siia, et mul lihtsalt niisama sõbranna ei helistanud ja mingi, mina kolin siit linnast minema, vaata. Vaid ta helistas, sest siukseid asju on vahel juhtunud ja siis ta helistas, et tal aitab nüüd, et tema pakib oma asjad ja tema kolib minema. Et... siis ma olin mingi, et mis asja, mis nüüd juhtus siis, sest mina olin päev otsa tööl olnud, siis me olime just trenni läinud, koju tulnud. Sinu eellugu nüüd kõlas nagu veits niimoodi, et ei saa toidupoodi ka minna, et keegi tulista sinu pihta või ei. Oli vähe dramaatiline. No jaa, aga see ongi dramaatiline linn. Ei, no jah, aga tegelikult on väga safe, nagu sa kõnniksid üksi kesklinnast koju vabalt. Ei, ülisafe on Griffithis. Jah, aga sa nagu, sa rääkisid nagu... Tekkisin põnevus, ühesõnaga, Branna helistas siis. Ma andke andeks, ma tõesti mõtlesin, et ta räägib nagu selle loo kiiresti 2 minutit ära, siis ma räägin oma loo siin otsa ja siis me nagu lähme... See kõlaks nii veidralt, et lihtsalt see Branna helistab, tema kolib linnast ära, vaata, vaid nagu, igal juhul. Okay. Siis ma olin ka mingi, et mis siis juhtus või mis toimub... Ja siis ütles, et North Griffithis, siis, kus meie elame, mis peaks olema Griffithis kõige parem piirkond, on ja. Toimus tulistamine vist nagu koduvägivald või perega seotud asi ja surma sai 3 inimest. Ja nende hulgas muideks oli 1 rase naine, lõpurase ka veel, märtsis pidi sünnitama. Ja vist 1 on haiglas vigastatud või midagi sellist. Midagi sellist, jah. Ja siis seal vaikselt koorus välja ühesõnaga, hiljem me läksime uudist lugema ja siis me saime ka, tema nagu tõusis üles ja kuulis oma majakaaslastelt ja mida iganes. Ehk siis, et tegelikult see ei toimunud üldse Griffithis. Jah, see toimus hoopis Lake Jellicos, mis on umbes 1:45 kaugusel autosõiduga. Ja nii-öelda mõrvar, tulistaja oli põgenenud. Siiamaani vist on jooksus. Sest ma tean, eile õhtul sa lugesid mingit artiklit. See pandi, terve linn pandi lockdowni, inimesed ei tohtinud välja minna kodudest, bla, ja otsiti taga ja leiti põõsast mingeid padruneid ja mida iganes ühesõnaga.
ma mingit Nüüd jah. uudist lugesin, aga nii et see rase naine oli igastahes lõppkokkuvõttes ei olnud üldse kuidagi meie linnaga seotud, oli hoopis 2 tunni kaugusel. Rase naine oli siis selle mehe vist eksonud, kes oli tulistanud ja siis mingit 2 suvalist inimest oli veel tulistanud. Vist oli enam siuke lugu. olid suvalised Aga inimesed eile, minu arust need, tema ei- jaoks nagu. vist oli, kas oli, et ta oli seda naist, kes oli rase, selle uut meest ja siis üks inimene oli äkki Väga suvakas. õudne. No Ma ei igal tea. juhul, nii. Igastahes siuke story ja siis nüüd see vend põgenes ära, on ju. Ja see on huvitav, sest et Miks sa seda niimoodi naerusööl räägid? sellepärast, et mul on 2 korda seda see nädal juhtunud, et keegi helistab mulle ja ütleb, et tere, siin politsei. Ja seda on see nädal 2 korda juhtunud. Esimene kord helistas mulle Victoria politsei. Ütles, et kuulge, et Victoria politsei tähendab siis Victoria osariigist. Victoria Mitte osariigist, isegi jah. meie osariigi mitte meie politsei. osariigi politsei. Victoria politsei helistas mulle, küsis, et noh, me teeme droonidega, teeme ka maakaardistamist, et neil on ühed relvad kadunud kuskil võssis, et kas me et kas me arvame, et kas me saame seda teha. Siis ma suunasin ta sinna survey poistele edasi. Et droonidega siis otsida relvi, jah? Põhimõtteliselt jah. Aga siis eile jälle helistati. Tere, siin politsei. Äkki saate aidata. Ja kuna meie siin piirkonnas oleme tihti aidanud politsei helikoptereid. Kütust on isegi olen seal samas, kui ma olin mingi paar aastat tagasi Lake Jellicos, laadisin lennukit, siis seal samas linnas, kus nad praegu seda inimest otsivad, seal tuli mul 2023 aasta nendel ülevõtustel tuli politsei helikopter, mida ma tankisin, sest nad päästsid inimesi. Ja siis nad mingi, me siin Lake Jellicos ja me otsime seda venda ja et me tahaks, kas me võime teie juurde tuua sinna oma helikopteri osaks. Nii et siis ma organiseerisin politseiga, nad parkisid meie angaari ees eile õhtul oma helikopterit ja ma just täna hommikul ja poisid saatsid mulle video, kuidas politsei helikopter läks ära meie juurest koos politsei lennukiga, nii et lennukiga? Ja lennuka. See sama karavan, mis meil on ka see suur. No seda ma uudistest lugesin ka, et on saadetud mõrvagrupp. Ja sa eile voodis lugesid ja seal ette neid helikopterid ja lennukeid, siis ma mingi need on mul kõik töö juures muru peal praegu ootavad. Aga seda ma ei teadnud, sest ma lugesin jah, et kuna ta on ikkagi kadunud, ta on jooksus, et teda ei leitud, et siis oligi, et nii-öelda kohalik politsei, aga siis on arvatavasti Griffiti ja kõik ümbrused politseid on kõik sinna läinud, sõjaväelennukid, mõrvagrupp, tähendab mitte eradetektiiv, mõrvagrupp on kohale saadetud, mingid detektiivid olid ka minu meelest ja siis seal oligi jah kirjas, et helikopterid, politsei helikopterid ja kõik otsivad seda ühte meest siis taga praegu. Kuidas saab olla, kuhu sa põgened? Seda ma ei oska öelda. See tundub nii crazy. Aga jah, lihtsalt veider, et 2 korda nädalas juhtub mingi see, et keegi helistab mulle. Teil on politsei. Jah. Nii et, aga ei. Aga ei ole üles leitud, ei tea jah. Nii palju ei tea. Mul on selle helikopteri piloodi number, ma võin talle helistada pärast. Ja need pildid ja asjad on ka igal pool vaata üleval, et selles mõttes, et praegu kõik teavad, et kui seda venda näed. Käib ikka päris siuke inglise keeli kutsutakse seda manhuntiks, eks ole, et inimese jaht käib. Et see on ikka jah, igal pool uudistes praegu tema nägu, tema auto registratsioon, numbri märgi. Ja mitte ainult meie piirkonnas, vaid üle suurtes uudistekanalites. Ei no selles mõttes jah, et kui ta pani eile jooksu, ta võib praeguseks Queenslandis juba olla. Jah, jah, muidugi. Midagi räägiti lennukist, aga teda ei oleks lennukile lastud vaata. Tagaotsitav. Midagi nagu kuskil kommentaarides räägiti, et ta lendas Sydneysse võib-olla või midagi. Keeruline, et keegi nägi teda seal, aga nagu ma ei usu, sest see ei ole võimalik vaata, kui ta on tagaotsitav. Igal juhul. Nii et kõik need, mis meil õhtul lugesin, et kõik need lennuk. Kas reaalselt lennuk otsib nagu, miks lennuk, mitte helikopter? No mõlemad, ma ei tea. Okei. Nojah, loodame, et see tüüp leitaks üles. No see on siuke, mõlemal on omad plussid-miinused, eks ole. Nii et võt, selline lugu. Tahtsin sinuga jagada, tahtsin teiega jagada. Väga õudne. Et jah. Aga nii et jah, võime jätkata nüüd Soulehega, ei pea enam mõrvaritest ja politsei helikopteritest rääkima. Läheme siis Soule teemade juurde. Jällegi siin on nagu päris oluline, et see 49. episood oleks nagu kuulatud, sest seal on nagu see kõige
kõige osa tuum, millest me praegu edasi räägime, mis meil siis selle, et me tegime pop-up poe nii kiiruga muuseas ja jagasime poodi ühe teise inimesega, noh, siuke kiire kokkuvõte, vaata. Ja siis seal oli mingi suur siuke krahh jooksis meil läbi. Jah, koostöö me ei näinud nagu asju samamoodi, ütleme nii kõige lihtsamas võtmes. Et meil oli väga erinev arusaam sellest, mis seal toimub ja kuidas see peaks toimuma ja kuidas peaks suhtlus olema ja nii et, aga jah, nagu seal 49. episoodis me läheme väga süvitsi ja räägime täpselt päeva täpsusega, mis seal alguses toimus, et kindlasti soovitame seda ka kuulama minna. Ja, et seal ei räägi nii üldiselt, on ju, et seal me räägime kogu selle loo ära, mis siis juhtus. Aga jätkame sealt põhimõtteliselt juunis toimus see suur nii-öelda probleem või ma ei tea, mis iganes asi meil ära on ju. Ja siis mingi hetk, juulis me läksime Eesti, olime 5 nädalat ära. Ja Eestis oli ka tegelikult ju meil organiseeritud niimoodi, et põhimõtteliselt 1 nädal ma olin ise on ju, et noh, ma ei olnud 5 nädalat tegelikult nii, et tema pidi üksi seal olema, vaid ei olnud. Nii ei olnud ja noh, meil oli algusest peale kuidagi niimoodi kokku lepitud, et proovime olla nii palju kui saab ja noh, oleme mõlemad mingi 2 päeva nädalas, et ideaalne nagu 4 päeva oleme juba nädalast lahti. Ja noh, tuletame meelde, et meil on nagu juuni, juuli, august on talv. Et siis noh, võib-olla inimesed ka ei käi võimalik nii palju väljas ja ei shoppa võib-olla nii palju ringi kui suvel. Ja niimoodi kuidagi jah, järsku olid jõulud. Jah, või noh, kuidagi järsku olime jõudnud sinna jõuluperioodi, et ma tunnen ka, et jah, noh, võimalik lihtsalt, et meil isegi mitte nii väga, et see pood oli nagu ta oli, et nüüd seal otseselt midagi oleks väga palju muutunud, aga arvatavasti oligi see, et noh, juulis me olime Eestis, augustis, septembris läks kõik see nagu kolimise peale ja noh, oktoobris ka veel natukene mingil määral, et võimalik, et lihtsalt kõike muud toimus nii palju, et lihtsalt ei olnud aega ega energiat selle poega nagu noh, et isegi kui seal oli mingisugust arvamusi või lahkhelisid, siis oli lihtsalt mingi davai, okei, vaat ei ole või noh, kuidagi lihtsalt nagu ta võib-olla, mitte et otseselt tahaplaanile jäi, aga võib-olla natukene. Jah, no seal oligi see, et ma ei tea, kuidagi nagu sai enam-vähem jaotatud, et tema oli mingid päevad, mina olin mingid päevad ja no tema puhul oli see ka, et ta sai olla alati nagu 10-st 2:30. Et ta ei olnud kunagi nagu, ta ei pannud ennast kauemaks tööle ja noh, ma ei tea, pole minu asi ka vaata, et seal ei olnud nagu mina ei ole tema boss ja tema ei ole minu boss, vaid nagu me lihtsalt omavahel pidime asju reguleerima. Lihtsalt nagu, eks need väikesed asjad olid see, millega me juba leppisime lihtsalt algusest peale, et noh, a la Hans tegi meil plakateid, on ju. Et iga nädal siis me panime välja plakati sotsiaalmeediasse igale poole, et noh, mis päeviti me järgmine nädal lahti oleme, et see on nagu kõige spontaansem asi, kui üldse olla saab, on ju, et sa teatad ainult nädal ette põhimõtteliselt. Just. Ja sellega oli ka nagu probleeme, et iga 4 päevaks, kui mina ei olnud ära saatnud neid päevi, millal mina olen, siis tema ei saatnud ammugi ja temal pidi ekstra küsima ja noh, põhimõtteliselt pinni välja inimeselt neid päevi vaata, millal ta tööl on, et see oli nagu algusest peale kuni lõpuni välja niimoodi ja see oli nagu siuke, et tead, me juba leppisime ja me 1 nädal ei pannudki teda lõpuks, nagu küsisime 1 korra ja ta ei vastanud, siis ma panin lihtsalt ennast iga päev ise tööle. Ja siis ta käis tilulillutas mul seal, jupitas seal 1 tund, 1 päev, 2 tundi, teine päev ja siis küsis, kas ta võiks mulle lõunaid tulla andma vaata. Ja siis ma mingi, ei või. Hans annab mulle lõunaid, et kui sa tahad tulla, anna mulle 1 vaba päev ja nagu ole siin. Aga ta tahtis siuke tilulillutada. Ta tahtis jah, et nagu ta tuleb siis, kui ta tahab ja ta läheb siis, kui ta tahab, et tema nagu noh, pood töötab tema heaks, mitte tema poe heaks. Et nagu, seda ta ütles mulle ka mitu korda, et nagu, et umbes, jah, teised töötavad minu heaks, mitte mina teiste heaks, aga nagu palju see siis samal ajal müüd, kui see niimoodi, noh, see suhtumine on juba nagu see, et nagu, mida sa siis üldse ootad siit poest, vaata, ja siis see, et tal, noh, ei läinud võib-olla mõni päev kõige paremini ka, on ju, sellepärast, et noh, kui su suhtumine on selline ja see energiat sisse ei pane, siis sa ei tee ka väga palju müüki ja noh, tema oli vaata siuke ekstra müüja ka, mina üldse ei ole, mul on see, et ma olen siin, kui keegi midagi tahab, andke teada, aga ma ei tule nagu sinuga chatima mingi, mis ilm väljas on ja nii edasi, sest inimesed tahavad mõelda, vaadata, lugeda, bla, vaata.
et ma saan aru, et me lähenesime asjadele teistmoodi ja see oli fine, sellepärast, et me mõlemad teadsime seda vaata ka. Aga ta oli jah, ja siis oligi mõni päev, kui ma läksin nagu, kuna jõuluperiood tuli peale mingi hetk, siis kuna tema sai ainult 2:30 olla, et siis ma siis hakkasin tegema nii, et ma olin nagu iga päev ise tööl, et need päevad ka, kui tema oli justkui poes ja mul oleks olnud vaba päev, siis ma läksin 2:30 sinna ja olin kella 6, et pood oleks nagu normaalsetel aegadel lahti ja inimesed saaksid päriselt poodi tulla. Ja need kassad, mis mul olid nagu nendel päevadel, olid nagu metsik, nagu poole suuremad ilmselgelt, kui ma olin pool päeva rohkem lahti, on ja. Aga temal võib-olla mitte, tal võib-olla ei läinud nii hästi need päevad ja siis oligi, et ma sain kohe aru, kui ma astusin uksest sisse sinna, kas tal oli täna müüki või tal ei olnud täna müüki, sest ta mossitas ja rääkis, kuidas ikka inimesed ei tule sinna nurka. Me oleme Targeti kõrval, kallis inimene, nagu Target, kõik, kes on Aussis käinud, teavad, mis Target on, eks ole. Või USAs, suur USA kett, eks ole. Kõik inimesed käivad Targetis, et kui kellelgi sinna keskusesse asja on, siis nad lähevad Targetisse. Ja ma saan aru, et keskus on niimoodi üles ehitatud, et eskavaatoritest tuled üles, on ja. Eskalatoritest tuled üles ja siis on suur toidusaal, söögikohad ja siis sealt hakkavad vaikselt poed tulema. Aga Target on niimoodi ümber nurga ja tegelikult siis meie pood oli seal ümber nurga, aga nagu reaalselt Target ja siis teisele poole tekkis meil see jogurti place, mis on mega äge, linnas pole teist sellist, täpselt jällegi minu üks sihtgrupp on see jogurti place inimesed, vaata. Et ja me olime seal vahel, nagu ülihea koht, kus olla tegelikult ja siis ta käis ja vingus, kuidas me oleme ikka siin corneris, me oleme siin nurgas, keegi ei tule siia. Aga tee selleks midagi, et keegi tuleks sinna. Kas sa oled nagu marketingi teinud või mõne postituse üles pannud või kas või jaganud korra nädalas meie lahtioleku aegu? Jah, seda me avastasime kuskil detsembris. See oli suht enne jõule, mingi 2 nädalat enne nagu 24. detsembrit, siis me avastasime jah, et mingi viimase 5 kuu peal oli ta siis jaganud 2 lahtioleku aega poel äkki või mingi sükest. Ja siis mingi, ei tea, miks inimesed ei tule, sest inimesed ei tea, millal me lahti olemegi. Sest sa ise ei boosti nagu null lihtsalt, null marketing, null asja, mida sa üldse teed. Ja nagu 5 kuu peale 2-3 postitust, mida me siis vaatasime, mis ta oli pannud. Ja me panime iga nädal neid välja. Ehk siis ma panin iga pühapäev või esmaspäev panin lahtialeku ajad. Või laupäeval, mis iganes on ja mõtle, mitu nädalat on 5 kuu sees, mitu korda sa oleks pidanud selle sinna üles panema. Aga jälle, tema business, tema äri, pole minu asi, nagu meie ei teinud seda koos algusest peale, ei olnud meil, ta mingi hetk tuli. Ma proovin järge mööda minna. Et põhiliselt oligi nagu see, et me mingi aeg siis nagu lihtsalt käisime korda mööda seal poes. Ja nii palju, kui me rääkisime, oligi see, et ma ütlesin, et jõulud on tulemas, ma tahan poe ära ehtida, aga et mina nagu tema poolt ju ei hakka ehtima selles mõttes on ju. Et mul oligi, et ma toon mõned kuused siia ja nagu mainisin talle umbes, mida ma teha tahan. Ja meil juhtus kuidagi niimoodi, et mina käisin Sydneys, siis tema käis kuskil ära, vaata, et oligi nagu 1 nädal oli mõnikord tema rohkem tööl, teine nädal olin mina, et nagu kuidagi nagu enam-vähem läks see niimoodi sünkrooni. Et minu jaoks oli see, et kui ma saan nagu 2 päeva olla niimoodi, et ta on poes tööl, mul on väga head kassad, see ongi see väärtus, mis ma temalt saan. Ma kannatan ära nagu kuniks me selle mingi jõuluperioodi üle elame, sest me olime nagu alguses, kui me läksime, rääkisime, et oleme võib-olla mõned päevad on ju, vaatame, mis saab. Aga siis suht ruttu me hakkasime rääkima, et oi, kas sa kujutad ette jõule siin, sellepärast, et meie vastas on see jõuluvana ka on ju. Ja siis nagu me saime nii palju räägitud, et oleme jõulud ka. Ja jällegi kõik oli selline ajutine, kui keegi kuulab, issand jumal, kuidas sa nii saad asju teha, vaata. Siis kõik oli ajutine, see on Austraalias nagu see, et inimene sulle meilile üldse siin vahepeal mõni inimene vastab, on väga tore. Rääkima, et ma ei saa hakka temaga mingisuguseid lepinguid ja asju tegema, vaata. Aga mingil hetkel nagu tal oligi reits aasta ka selles mõttes nagu isiklikus elus, aga nagu meil kõigil oli selles mõttes, mingid asjad juhtusid tal kogu aeg, vaata. Ja siis ühel hetkel saadki aru, et inimene ongi seal nagu,
et ta ei võta vastutust, vaid ta käib ja vingub ainult, et nagu küll pood on liiga nurgas, siis küll äkki peaks õhupalle kuskile panema või iga päev ta tõstis näiteks oma küünlaid või mingisuguseid asju ümber jälle, et nagu äkki siin on parem, aga nagu reaalselt äkki on see parem, kui sa nagu teed postitusi või teed marketingi, et inimesi poodi kutsuda, et su kliendid jõuaksid sinna, vaata. Et nagu, ja siis ma üritasin järjest rohkem teda vältida, kuigi oli see, et kui ma ju talt vahetust üle võtan, siis ma ikka pidin temaga ju paar sõna rääkima ja Aussi selline viisakus ja see mingi, kuidas täna magasid ja mis unes nägid, noh mingi mõttetu jutt, vaata. Eriti siis, kui sa juba nagu oled nii viimase piirini aetud selle inimese poolt, et sa jõuad sinna poodist ja mingi, täna jälle keegi ei käinud ja täiesti mõttetu päev ja ma ei tea, ikka üldse ei tea, ikka mingi on ja, et tema ainult raiskab oma aega, et no, näed sina, vaata, sinul on hästi. Sina saad tulla siia, sa saad samal ajal ehteid teha, mina ei saa küünlaid samal ajal teha. Mina käin lihtsalt raiskamas siin oma aega ja võib-olla müün 2 küünalt, et see ei ole mõtet. Sina jah, saad teha neid. See ongi mingi, kas ma ei tohi teha siin ehteid või nagu see ei ole mingi koht, kus kohas businessid hakkad, nagu et mul on nüüd parem business, sellepärast ma saan ehteid teha siin. See ei, nagu, see ei ole mitte mingi argument üldse, et see on kuidagi jälle nagu lihtsust, et ta tõmbab mind maha sellega, et mina olen mõelnud välja businessi ja ma olen mõelnud välja nagu mingisuguse olukorra, kuidas ma saan kasutada oma aega efektiivselt. Ja ma ütlesin ka talle siis ja ma ütlesin ka pärast mitu korda, et kui ma ei tee alati ehteid siin ja ma ei saa osasid ehteid isegi siin teha, ma saan teatud sorti ehteid siin teha, siis ma teen läpakas asju. Nagu businessis on sul nii palju asju, mida sa peadki tegema arvutis mingit kuiva tööd, vaata. Marketingi telefonis saad teha, sul pole isegi läpakat selleks vaja. Et teha mõni pilt ja panna postitusi üles, on ja. Et see on lihtsalt nagu jälle see ohvri rollis olemine, vaata. Et sina saad siin seda teha, mina ei saa. Et nagu seal oligi mingid sellised, ma lihtsalt toon neid olukordi lihtsalt selleks, et te saaksite nagu mingit tausta ja siis me lähme edasi siit, on ja. Et ma hakka nagu kõiki neid asju lahti seletama, aga just see, et ohvri roll, kuidas sa selle aru saad või kuidas see kogu aeg oli. Et põhimõtteliselt kõik see osa, mida ma kogu aeg kuulsin ja siis teine osa, et ma tõin talle mingi hetk, ma lähen jälle sinna ja ta jälle vingub. Selle asemel, et öelda, hei, kuidas päev läks, noh, täna oli vaiksem, ei olnud võib-olla kõige parem müük tal, mida iganes, lähed koju ära, on ja. Aga ta iga kord vingub lihtsalt. Ja siis mul oligi mingi, et tuleb siis teha marketingi ja siis ta mingi aeg nagu pakkuski välja, aga et äkki nagu teeme koos. Aga enne seda ta oli mulle mitmeid kordi öelnud, kuidas mina ikka ei oska seda asja teha, et sina oskad, sinul on jah hea öelda, et peab tegema, ma olin talle mitu korda öelda, et tegelikult peaks postitama ja värki ja ma olingi toonud talle numbrilise näite, et eelmine nädal mul reaalselt ei olnud aega postitada mitte midagi, ma ei pannud mitte ühtegi videot üles, ma ei pannud mitte ühtegi postitust ülesse, mul ei olnud tasulist reklaami. See nädal ma postitasin ja ma panin ühe tasulise reklaami peale. Ma raiskasin selle peale nii mitu raha, küll väga palju oma aega ja minu ühe nädala kassa ja minu teise nädala kassa on väga suur vahe, nagu tohutult suur vahe. Ja siis sellistel hetkedel ja nagu ta ise käis mulle neid asju rääkimas ja kuna mina ei olnud see, et on jah nõme, on jah ikka jube nõme on see ettevõtja olla ja ma ei viitsi, nagu ma tean, et on raske, aga ma ei viitsi koos teiste inimestega vinguda niimoodi, on ja, et nagu kas võtame selle mingi rolli, kui sa tahad, ma ei tea, ma ei hakka sulle nõu ka andma, aga lõppkokkuvõttes ongi see, et kui ta kogu aeg rääkis mulle neid asju, siis ma lihtsalt ütlesin, et jah, et tulebki ennast välja panna, et inimesed käiksid siin rohkem. Siis ta ütles ka mulle mitmeid kordi ja mul sõbranna just jõudis poodi ja ta kuulis seda. Ja siis ta pärast tuli mingi, ma kuulsin, mis ta ütles, mina nii vihale see. Et ta ütleski, et ei, sinul on jah lihtne rääkida, sul on lihtne öelda, et sina muidugi, sina ju oskad, sul tuleb nii hästi välja need videod ja pildid ja asjad, et sina nagu saad, et mina ei oska, ma olen teine generatsioon ka. See on mingi ma sündisin reaalselt nende nagu oskasin riilse teha ja tekste
ja nagu mul tulevad une pealt kõik need tekstid ja mõtted ja ega mul filmimise peale ka aega ei pane ja tõesti nagu sündisin selle oskusega. Ja nagu reaalselt ma käisin kursusel, ma õppisin seda, ma õpin tänaseni nagu need esimesed videod, mis ma kokku panin, ei olnud sellised, mis need täna on ja loodetavasti ikka 2 aasta pärast minu videod ei ole sellised, mis need täna on. Ehk siis nagu see ei käi niimoodi, kui sa tahad midagi osata, siis sa lähed ja õpid või nagu jääda sinna, et mina ei oska. Ja lahendus ongi see, et sa ei oska. Palju õnne sulle, vaata. Läks igavaks või? Ei. Okay. Mul lihtsalt... Tahad lisada midagi vahele? Ei. ma olen ka täna kuulajatega koos. Okay. Ma kuulan, mis Brenda räägib. Laseme Brendale tühjaks. Ja see on viimane kord, kui ma temast räägin ja sellest olukorrast räägin, sest mul tegelikult oli plaan, et ma ei räägi üldse see aasta. Aga siis mul tuli meelde, et me lubasime siin podcastis ja tegelikult nagu vist peaks, nagu kui oled lubanud, on ju. Nii et nagu sellised olukorrad olid väga tihti ja kuna ta mulle nii tihti nagu neid nii-öelda ette viskas, et noh, samamoodi, et Hans tuli tegema midagi, siis ütles, et jaa, sul on Hans. Mina pean ise tegema oma need story'd, noh, et meil oli jutt siis, et nagu ma ütlesin, mina panen enda story üles, on ju, et nagu enda lugu siis, minu lugu, kuidas Soulehe sündis. Paberi peal. Siuke stend, eks ole. Poodi. Et kui ta tahab ka teha ja noh, samamoodi, et kassa juurde näiteks ta pani, et skänni minu QR-koode, et minu sotsiaalmeediat jälgida. Aga kus on su logo? Milline sotsiaalmeedia, siin on 2 poodi, sa ei saa niimoodi teha, vaata. Ja siis mul ka mingi, kuule, sa peaksid panema siia enda nagu logo, et see äkki nagu, noh, et mina panin kõikidele enda asjadele enda logo, et siin on 2 nagu erinevat brändi ja siis ta pidi uuesti neid asju tegema, vaata. Ja võib-olla see ajas ka närvi teda, aga noh, mis see minu mure on, et ta ei oska nagu mõelda nii mitu sammu edasi. Aga noh, igal juhul ja siis jah, mingid sellised asjad lihtsalt käisid ja siis oli ka midagi, et siis ma mingi, et okei, et ma teen selle nagu enda loo, et ma panen see üles, et ma panen enda poe poolele, kus sa tahad ka panna värki. Et tegelikult nagu ma arutlesin temaga alguses väga palju neid asju läbi, rääkisin, pärast enam mitte. Ja siis ta oli ka, kuidas sa teinud oled, et siis ma tean, kuidas ma teha, siis ma näitasin meie oma ette ja kuidagi tuli jutuks, et sina tegid selle, vaata, et tegelikult meil oli ju veebipoes on tegelikult see tekst olemas, mis tuli välja printida ja enam-vähem kokku see panna koos pildiga. Ja siis ta mingi et ma teen ka siukse, et äkki saad saata, ehk siis noh, tegelikult ma saatsin enda oma talle, see tegi meie oma järgi ja siis sealt tuli nagu mingi hetk, et kuidagi tuli välja, et sina vist nagu kujundasid või tegid selle, midagi ta küsis, ma mingi mina ei tea, Hans tegi, vaata. Ja siis ta mingi sinul, sul on hea ikka, sul ikka veab, sul on Hans. Mina eile pidin poole ööni tegema seda plakatit ja printima seda välja, mõtlema, kuidas ma seda teen ja see on jälle see, et sa nagu vähendad mind sellepärast, et sul ei ole meest, kes aitaks sind. Mis jällegi, mis minu mure on, et nagu ma olen äkki elus selleks midagi teinud, et mul on kõrval hea mees, kes tahab mind aidata, kes aitab mul teha neid asju ja mul on nagu business koos oma mehega. Et nagu äkki seal on vahe, kas sul on business koos oma mehega, kas sa annad osa oma businessist oma mehele, et ta tuleks ja aitaks sind. Ma ei tea seda ja mind ei huvita ka suures pildis, et nagu mingid nagu sellised asjad, et kogu aeg on, aga sina oskad, aga sina saad ehteid siin teha, aga sul on mees, kes sind aitab. Mina olen lihtsalt üks õnnetu inimene, mina ei oska midagi teha. Aga nii on palju lihtsam elada. Mis mõttes? Kui kõik teised on süüdi, et sinul sitasti läheb. Jah, siis on teised süüdi, see on lihtne. Teised on süüdi, minul läheb kehvasti. Üldse ei kannatane. Siis on väga lihtne elada. Kui sa jõuad järeldusele, et sa oled ise süüdi, palju vastikum, siis tuleb ise asju hakata tegema. Ja seal nagu ma tunnen ka, et nagu ma lähen vihale, on ja, te kõik saate aru, ma olen kuri ja nagu ma arvan, et ma olen üsna nagu empaatiline inimene, et nagu mul on päris nagu kõrge empaatia, ma ei tea, kas öeldakse niimoodi, aga et ma nagu suht palju üritan ja panen ennast ikkagi enne, kui ma jõuan mõelda, siis tihti ma panen ennast teiste inimeste olukorda ja üritan neist aru saada, neid mõista, neile kaasa tunda ja alati hea meelega neid aidata. Et ma käisin
vahet pole, kus ma käisin. Ma olen siin paari inimesega suhelnud, eks ole, noh, ma ei saa liiga palju rääkida. ja seal on ka nagu kuidagi on jutuks tulnud täpselt samamoodi sotsiaalmeedia. Et nagu, et teised inimesed, kes teevad ka businessid, ma ei ole ainult see, kellega ma siin koostööpartnerina kokku puutusin, vaid mul on teised tuttavad inimesed, kes teevad ka businessit ja neil on nagu mõndadel inimestel on sama probleem sellega, et neil on vaja teha sotsiaalmeediat. Kui sul on tänapäeval business, sa pead tegema sotsiaalmeediat. Sul ei jää muud üle. Valikuline ei ole jah, enam. Sul on kas inimene palgatud selleks või sa teed seda ise. Sul ei ole nagu muud varianti suures pildis. Ja nagu temaga rääkisime ka ja tema näiteks ongi, et ta täiega kardab. Või noh, mitte ta, vaid nagu mitu inimest on olnud, aga üks, mis mul täiega meeles ongi see, et mitte kardab, aga ongi, et ta mõtleb, mis inimesed hakkavad judge'ima ja ta teeb mingit seda ja siis nagu ta saab aru, et ei tohi teiste inimeste arvamusele mõelda, aga et nagu ta kuidagi ei oska või ta ei tea, kuidas ennast nagu välja panna, et ta muidu on ülielav, jutukas, enesekindel inimene, oma töös väga hea, ta teab, mis ta teeb, aga nüüd see, et võtta telefon ja teha story või teha mingi reel sellest, ta ütles, et ta tõmbab kohe ploki, ta ei saa teha. Ja selliseid vestlusi teha inimest ülitore ja siis mul on mingi okei, aga kas sa oled mõelnud, et kui sa rääkida ei taha, äkki lihtsalt teed timelapsi, inimestele meeldib siuke stuffi vaadata, või nagu, et mulle täiega meeldib siukseid asju rääkida, teemasid põrgatada, peegeldada, mida iganes. See oli mega huvitav vestlus, sest inimene lihtsalt rääkis, et ta teab, et ta peaks tegema, aga tal on mingid need ja need probleemid. Kui ma oskan, ma annan nõu, lihtsalt kuulan, räägin, ma tean, mul oli endal samamoodi, mega hirmus on teha neid asju alguses, on ja. Ja nagu praeguseks mingisuguse story või ma räägin siin podcastis, ma juba suvavad, et aga ma mäletan väga hästi neid kõiki asju esimest korda tehes, oli mega hirmus ja see on nagu okei, et lihtsalt, et ja noh, isegi alguses on väga hirmus rääkimata üldse on ju mingist ärist, et teha story näiteks Instagramis, kus sa räägid, kus nagu enamus inimesi jälgivad ainult sõbrad ja tuttavad, eks ole, enamus inimesi jälgi võõrad inimesed, siis lihtsalt kõik inimesed, keda sa teavad, kõik inimesed, keda sa tead, vaatavad seda story't, seal ei ole mingeid võõraid inimesi, isegi siis on nagu pinge, nagu otsa ma kustun ära ja seal ma ütlesin nii lollakalt, vaata, aga siis jah, kui sa hakkad seda ärina tegema veel, siis on justkui veel see next level on seal juures, et jah, et võõrad inimesed näevad ka veel seda ja. Ja noh, tihti tegelikult kardetakse, mäletan kursusel meil oli ka, et tegelikult need võõrad inimesed isegi ei olnud kõige suurem probleem osadel, et osadel oligi just see, et mis need kooliaegsed sõbrad mõtlevad, vaata enam-vähem, et need, kes nagu nii-öelda on sul seal sõbralistis või followerid või mis iganes on ja, et just need nii-öelda vanad tuttavad näevad, et kui nagu mark või piinlik või cringe või mida iganes on ja, aga lõpuks ongi see, et mis on ära, ma ütlesin kõik sõnad ära. Mina mõtlen siis seda, et noh, arusaadavalt, et noh, me teeme mingi podcast, YouTube, mis iganes on ju, et me oleme nagu kaugel, mina alati jah, kui keegi mõtleb, et ma ei tea, cringe on ju, et ma ei tea, ütleme, et sa oled ise cringe. Et sa disainid, ma ei tea, vihikuid on ju, ja siis sa räägid, on ju, siin on minu vihik on ju, ja siis sa mõtled, et nüüd Aadu on ju koolist teeb nalja mõne pärast on ju, mis oma vihikuga seal on ju lollaks. Ja siis mina mõtlen samal ajal, et mina oma igapäevases töös räägin väga palju farmeritega, eks ole, kes noh, on ka väga sellised progressiivsed, aga pigem farmerid on sellised konservatiivsed inimesed on ju, me teeme tööd ja asjad on nii ja on ju, ma mõtlen ja siis mina, minu arust, ma ei tea, kas mõni farmer mul maininud ka, aga noh, meil on näiteks Instagramis, kus ma sinu hommikumantliga teen sind järgi, ma olin kleite seal on ju, kõrvarõngad on kõrvas on ju. Mul on jumala suva, mis seal on siis on ju, et mis keegi saab mulle öelda farmerid näevad, jah. Aga jah. No mingid tähtsad ninad vaat ja siin riigis on farmerid valutavad seda riiki, eks, valitsevad seda riiki on ju, et need on jah, siuksed tähtsad ninad, et ükskord oli ka mingi ma ei tea, suur klient Hansul, siis ma läksin poodi, Hans oli nende jänku porgandi pidžaama pükstes, vaata, või oli pandakaru püksid sul, kumba igal juhul need pikad pidžaama püksid nagu suva lähed poodi, aga no siis on see suht tavakas, et siis oli ka üks farmer tuli vastu, vaata, siis pärast oli mingi, see oli tal mingi suur klient, vaata, ütles tere, aga noh,
ei no ongi, tegelikult need on Lõpuks ei inimese ole hirmud. vahet. Ei olegi vahet, Jah. aga see ongi see, kuidas sa mõtled, vaata, et meie mõtleme seda praegu nii, aga ma mäletan ka, et esimest korda võib-olla neid reels'e või postitusi või nagu neid nii-öelda rääkivaid story'sid siis teha, oli ikkagi nii palju hirmsam või nagu oligi hirmus ja nagu igalühel on mingid oma hirmud, aga enamus ikkagi kardavad, et keegi judge'ib või on cringe või midagi sellist, siis mina mõtlen, et see keegi, kes tuleb esimest korda välja oma vihikuga ja ta näitab seda ja ta on nagu nii nagu toores ja siiras, noh, mis on siis inimeste arvates võib-olla cringe on ja osade inimeste arvates, siis see ongi nende inimeste arvates cringe, kes ise on cringe'id inimesed, kes ise ei ole oma eluga rahul ja judge'ivad teisi, ongi ju lõppkokkuvõttes see, et nagu kui mina näen seda inimest, kes tuleb oma vihikuga välja ja võib-olla nagu räägib seal, noh, ongi toores esimene, tavaliselt on toores võib-olla esimesed videod või podcast'id, mis iganes sa teed, on ja. No podcast'iga meil ei olnud, meil oli Sa kui arvad algusest sina. peale. Oli Ja nagu, et see on selline siiras, aga samal ajal toores, siis minu jaoks on see kohe siuke, et kui nii tore inimene, nagu nii äge. Pingutab. Näitan võib-olla sulle ka, ma panen kindlalt like'i, võib-olla kommenteerin ka, vaata. Ja nagu, et pigem ma ju annan toetuse nendele inimestele, kes nagu teevad midagi enda asja, esimest korda tulevad oma mugavustsooni, kõige tähtsam, sa tuled oma mugavustsoonist välja versus see hakkas, vaata seda, see teeb siin mingit tantsi, mingit nõmedat asja, vaata. Ma isegi ei mõtle niimoodi, aga miks ma sellele viimastel päevadel olen mõtlema hakanud, on see, et ma olen nagu paari inimesega rääkinud, kes kardavad neid asju. Et nagu inimesed judge'ivad ja nii edasi, siis ma mingi, et aga miks nad peaksid üldsegi? Aga ma saan aru, et judge'ivad. Aga Ints kirjutas, et miks me seda pläma siin teeme üldse. Ints kirjutas, jah. Et noh, jah, mingisugune Ints jättes meile kommentaari, aga see on jälle täpselt see, et tead, see pood või nagu, et kõik, mis me teeme, ühesõnaga, ma lõpetan, tõmban otsad kokku siin selle teema juures, et point on see ju, et meile kõigile ei meeldi samad asjad. Ja sellepärast ongi maailmas väga palju erinevaid asju, väga palju erinevaid telesarju, ma ei tea, jutusaateid, podcast'e, raadioid, mida iganes, muusikat on, jah? Kuula, vaata seda, mida tahad. Samamoodi ehteid või riideid või mis iganes. Kõigil on erinev maitse, kõigil ei saagi sama asi sobida, aga nagu see, mis sulle ei meeldi, ei tähenda, et see ei meeldi teistele inimestele, et nagu jällegi, et nagu sa ei ole maailma naba, vaata, nagu see Ints on ja, et temale ei meeldi see, nagu see ei olegi sulle tehtud. Kas sa ei mõelnud sellele, et sa ei ole maailma naba, sulle ei pea kõik meeldima. Ja, aga meie pläma tuleb tema kõrva. Jah, meie pläma tuleb tema kõrva. Isegi kinni ei saa panna, vist kirjutas. Ma oleks võinud alustada podcast'i sellega, et tervitada Intsu äkki hakkas talle jälle. Oh my god, see oleks nii naljakas. Nüüd hakkame iga episoodi alguse Intsu tervitama. Tere tulemast kuulama, miks mitte Intsu podcast'i või? See oleks üli naljakas ju. Igal juhul, et need inimesed ei mõtle sellele, et kõik asjad maailmas ei ole nagu neile tehtud, et kõik asjad, mis on maailmas, nendel on oma sihtgrupp. Ja meie podcastil on oma sihtgrupp, meil Soulehel on oma sihtgrupp ja kindlasti meie sihtgruppi ei kuulu Intsusugused inimesed, kes judge'ivad ja on siuksed on ja. Aga lähme tagasi selle, mille juurde, kus me olime? No sa vist rääkisid, et sa oled samasuguste inimestega rääkinud, kellel on ka probleemi nagu marketingi asjadega, aga et siis vestlus võib olla väga meeldiv. Jah, et mu point ei ole see, et taga klatšida siis seda inimest ja öelda mingi, ta ei oska või ei tee neid asju niimoodi. Et mulle väga meeldib nendel teemadel rääkida, arutada, põrgatada, bla, bla, et ma ei taha lihtsalt, et see kõlaks võib-olla, et ma lihtsalt ei saa aru või ei mõista inimest. Et pigem ikkagi nagu mõistan ja ma arvan, et ma olen empaatiline inimene, aga et nagu kuskilt maalt jooksevad piirid. Ei no, kui inimene ise ei pinguta, siis mis seal kui inimene on ohvri rollis, ta ei kavatsegi sealt välja tulla, teda ei huvita, tahab vinguda, siis sorry, ma ei ole su kaaslane, kellele vinguda, leia omale keegi teine, nagu ma ei viitsi seda kuulata iga päev. Ja niimoodi siis oligi, et tegelikult ma üritasin nagu võimalikult vähe ju temaga kokku puutuda ja üks asi, millest nagu jällegi kuidagi nagu erinevalt aru saime, et algusest peale sai kokku lepitud, et see point, miks me seda koos teeme, on see, et noh, esialgu kulusid hajutada, on ju, proovida, kas üldse toimib siin ja teine asi oli see, et jagada aega, on ju.
ja siis ta arvas, et me võiksime koos samal päev, et need päevad, kui mina seal olen, et siis tuleb temaga sinna. Sellest ei saa siiamaani aru. Ma siiamaani, nagu miks sa siia tuled? Ma saan aru, tõesti, 3 päeva enne jõule me olime koos poes, sellepärast, et meil oli kiire. Inimesed seisid järjekorras ja jõulude ajal üleüldiselt võib-olla mingid päevad oleks võinud seal koos olla, sest meil oli kiire. Aga inimesed võivad järjekorras ka vahepeal seista. Selleks ei, ühesõnaga point on see lihtsalt, et meil ei olnud nii kiire seal, et seal peaks mingi mitu inimest tööl olema. Ja siis ta tahtis käia seal vahepeal, aga kuna mina käisin tööl kindlate, kui ma lähen hommikul tööle, siis mul on nagu plaan, mis ma teen seal. Ma teen seal kas ehteid või ma teen seal arvutis asju, tegelen veebipoega ja loomulikult ma pean alati jätma selle variandi, et ma suhtlen klientidega, aga see inimene ei ole minu klient. Ehk siis ma ei lähe poodi, et temaga 4 tundi chattida ja kuulata tema hala lihtsalt. Ja see oli nagu see, kus mina üritasin kogu aeg piiri tõmmata, et kui tema tuleb sinna, siis lähen mina ära. Ja siis ta nagu üritas kogu aeg käia. Ja siis ma nagu seletasin talle seda, et neil ei ole mõtet siin kahekesi olla, et kui mina siia tulen, siis minul on to-do list, mina teen mingid kindlad asjad ära, ma ei tule siia poodi niisama chillima ja nii edasi. Et väga palju asju, kui me üritasime temaga nagu äriliselt mingid asju ajada või suhelda, siis ta tahtis nagu, et kui näeme, siis räägime. Mis mõttes nagu, mul on vaja ju, see ei käi niimoodi. Kas mina olen loll või kes see nagu, et nagu ajad, sul on pood inimesega 2 peale ja siis mul on vaja kindlalt mingisuguseid asju on ju vaja teada. No kui näeb, siis vaatame. Kui näeb, siis räägime. Aga äkki meil on klient tol hetkel, sa ju pead 2:30 ära minema, millal me räägime, vaata. Sul tuleb laps sealt koolist, sa pead lapsele järgi minema ja nagu, mis sa teed siis? Ma ei tea. Ühesõnaga, mingid sellised asjad olid, et üritas mul hästi palju minust üle sõita nende asjadega, sest ma olin talle nagu 1,000,000 korda öelnud, et kui tema tuleb poodi, siis väga tore, aga mina lähen siis ära, et mina ei näe nagu pointi siin olla. Ja mingil hetkel siis juhtus niimoodi, et tal oli peres mingisugused isiklikud teemad, mida ta mulle ütles. Mina siis ütlesin ka talle, et ära muretse, mida sa naerad? Et ära muretse, et mul ei ole plaanis november-detsember mitte kuhugi minna, ma olen arvestanud, et ma olen poes, sa ei pea poodi tulema. Nagu reaalselt, võta aega endale, enda perele ja oled tagasi siis, kui oled ja lihtsalt anna märku. Ja siis ma olin 3 nädalat täiesti üksinda poes, 2 nädalat, midagi sellist, ütleme 3 nädalat enam-vähem. Ja siis oli niimoodi, et viimasel nädalal ta ütles, et ta tuleb tagasi. Aga siis ta ei andnud teada neid lahtioleku päevi. Ta ütles, et enam ma järgmine nädal tulen, siis küsime, mis päeval? 0, mitte midagi. Ja siis ma panin ise ennast 6 päeva järjest tööle. Ja siis ta niimoodi tuli iga päev sinna 2 tunniks. Ja siis ta manipuleeris minuga sellega, et peres olid rasked ajad ja siis ta tahtis nagu poodi tulla ja siis ma olin mingi, et okei, et ma olen 6 päeva siin, et võta äkki laupäeval tahad tulla, sest tegelikult laupäeval ma mingil põhjusel ei saanud tööl olla või ma ei tea. Ja siis ta mingi laupäeval ei saa, et tal on terve family siin igalt poolt kokku tulda, et siis nädalavahetusel ei saa, siis ma mingi mega okei, aga tule siis, ma ei tea, 3 päeva. Oligi äkki esmaspäev, teisipäev, ta oli juba tulnud, teisipäev oli too päev, et ta oli nagu mitu päeva, see oli juba mingi 2 tundi niisama lilutanud, tõi mingid küünlaid 1 päev, siis käis jooksis mööda poode ringi, siis tuli tagasi, siis pani küünaldele lipsud ja siis tuli 3. päev, pani kaardid nagu, kas ei võinud tulla 1 päev, olla 4 tundi seal ja need asjad ära teha või? Ja anda mulle näiteks 1 vaba päev, aga jällegi, ma ei tea, pole minu asi on ja või tegelikult on suures pildis, aga ja siis ta käis seal ja siis ta oli mingi, et äkki saan tulla ja siis ma mingi, aga tule 3 päeva, siis ta mingi, ma vist 3 päeva ei saa, siis ma mingi, aga tules 4 päeva, aga ma olin vaata pannud nagu pikaks ajaks tööle, ma alustasin mingi kell 10 ja lõpetasin mingi kell 6 või kell 5 õhtul ja siis ta mingi, et aga siis ma saaks tulla ainult pool päeva. Siis on mingi, et nagu kui sa võtad mul pool päeva ära, ma saan vähemalt 1 nagu pooliku päeva, et ma ei pea 6 päeva siin olema. No tegelikult ma ei tea. Ühesõnaga, ta käis ise küsimas. Ei, seal ei olnud tegelikult, ma ei tea lõpus. Siis lõpuks oli see,
et mingi ala, et ikka nii raske aeg olnud ja et ta peab ikkagi puhkama ka. Jah. Ja siis oligi, aga siis puhka, ära käi siin. Ära tule siia. Et nagu, et lõpuks ta tekitas siukse olukorra nagu, et me justkui käsiks tal poodi tulla. Ei, me ütlesime sulle, et tule siis tagasi, kui sa tunned, et sa saad tagasi tulla. Aga ära tule ja ütle, et sa saad tulla. Tahad tulla. Ja siis, kui me küsime, et mis päeval sa tahad tulla, pakume variante välja, siis mingi ma ikkagi ei saa. Et siis nagu tekitab nagu meist tunde, nagu me üritame teda mingi vastutahtmist tööle sundida. Jah, ja ongi, ja nagu ma räägin, üks asi see ohvriroll on ja see, aga teine asi, et see ongi manipuleerimine tegelikult, et sa manipuleerid, sa pöörad asju ümber. Niimoodi nagu sulle oleks mugavam või parem, kuidas sina ennast paremini tunneks, ehk siis ta ei olnud 3 nädalat poes olnud. Too nädal oligi see nädal, kus ta siis ütles, et ta tuleb, aga ta ei andnud teada, mis päeval. Ja siis on nagu teisipäev juba ja siis ta käib seal mitu päeva järjest ja ütleb, et ma väga tahan tulla, tule ükskõik millal. Ma ikka ei saa. Mida sa üldse siin teed? Ja reaalselt nagu, ja need ei olnud mingid nagu asjad, mida ta tuli sinna tegema, et oli vaja need küünlad sinna müüki panna või midagi, ta lihtsalt nagu niisama käis. Ja siis lõpuks, ma kirjutan sulle. Ja siis ta tuli järgmine päev jälle. Ja siis ta ütleski, et et äkki ta tuleb siis lõunaid mulle andma. Siis ma ikka mingi, et sa ei pea mulle lõunaid andma, et Hans käib lõunati siin. Et sellel ei ole mingi pointi. Ja siis ta ütles, et aga ta tuleks nagu mingi paariks tunniks. Ehk siis ta point oli see, et ta tuleks, et ta ei saanud kuidagi, ma ei lasknud tal läbi seda, et ta saaks tulla paariks tunniks. Ma ütlesin, et tule võtta see 3 päev, võtta siis kas või pool päeva, ole 4 päeval 2:30, nagu ta saab ainult olla, on ja, et see on fine. Aga ei, et ta tahtis tulla paariks tunniks ja kuna ma ei lasknud tal seda läbi, ma ütlesin ka, et nagu, et sellel ei ole pointi. Sellel ei ole pointi, et sa tuled 8 tunniks ja et mis ma siis teen 2 tundi. Lähen sõidan koju, passin kodus 2 tundi, tulen et see, nagu see ei muuda minu elus mitte midagi. Et see 2 tundi, see edasi-tagasi liikumine juba võtab pool tundi. Nagu oleks ta pakkunud välja 2 tundi päeva algusest? Jah, ma oleks hiljem tööle tulnud. Sa lähed 2 tundi hiljem tööle? Ei, ta ei viitsinud lahti teha ja sulgeda. Ta tahtis lihtsalt tulla niimoodi siia kohale vaata. Ja siis ma ei lasknud tal läbi seda, sest ta arutas seda, siis ta jauras seda, aga ma ei lasknud sellel nagu läbi, vaid mul oligi, et nagu, et see on aja raiskamine, et ära siis tule, nagu miks sa tuled siia üldse, kui sa ei saa tulla vaata. Ja siis ta mängis välja oma emakaardi. Et et tal on nagu see, et et emal on väga raske emotsionaalselt, et ta ei tea, et millal, et praegu nagu on okei, aga et ta ei tea, et kui nagu ema peaks murduma, et siis ta peab kohe minema. Ja siis mul on lihtsalt nagu, mu aju lihtsalt nagu ajusurm. Mul lihtsalt jookseb nagu error. Mul lihtsalt ei jõua kohale see, et me oleme sul algusest peale öelnud, tule tagasi siis, kui sa saad. Kõik pood on kontrolli all, ära muretse. Sa tuled, pakud päevi välja, et sa tahad tulla, ma pakun sulle kõik päevad, mis sa soovid. Sa ütled, et sulle ei sobi, sa tahad tulla lõunat andma. Ma ütlen, et nagu sellel ei ole pointi, vaata, et sa tuled mulle pool tundi lõunat andma, ma söön siin samas, mul on nagu toit kaasas, mida iganes, Hans tuleb siia. Ja siis sa proovid seda nagu 2 tunni asja, on ja siis ma ütlen ka, et aga sellel ei ole nagu mõtet, et tule siis kas päeva alguses, päeva lõpus, mis iganes, õhtut ei saa, siis on nagu pereõhtusööki värki, vaata. Ja siis sa käid välja selle, et sul nagu on raske periood peres elus ja siis sa käid välja selle kaardi, et et ema on nii emotsionaalne, et sa pead olema kohe olemas, kui vaja on. Miks sa siis siia tuled üldse? Et kas tema mõte on see, et mina nagu lähen tööle, teen kõik uksed asjad lahti, panen kõik ilusti valmis, siis ta lendab sinna kohale, kui talle sobib, siis kui ta rohkem ei viitsi olla, siis ta ütleb, võimalik, et tõesti, selles mõttes ongi, tal on vaja emal olemas olla, aga nagu väga suur tõenäosus on, et ta rohkem lihtsalt ei viitsi olla. Ja siis ta lihtsalt hellab mulle ja siis Brenda jookseb nagu 2 kopikat kohale sinna ja siis on nagu siin ja on edasi, vaata. Et tegelikult oli see, mida ta tahtis. Sest nagu algusest peale need olid need märgid, mis ta rääkis, oligi, et pood töötab meie heaks, mitte meie poe heaks. Nii et sellised asjad ja ma ei mäletagi, kas ta too nädal nagu lõpuks tuli. Ta vist võttis isegi tegelikult. Ta vist mingisuguse reede hommiku võttis. Mingi paar tundi lõpuks, jah. Aga... Et ta väga tahtis tulla ja nagu, jah.
et seal ei olnud ka seda, et ma ei tulnud vastu või kuidagi nagu ma räägin siin ju selles ka natuke teises võtmes, vaata. Et meil ikkagi omavahel oli nagu normaalne suhtlus, selline austraalialik suhtlus, kui et meil ei ole, siin ei ole nagu Eestis, vaata, et kui me üksteisele ei meeldi, et siis nagu räägime nagu tuff niimoodi ära ja siis on korras, vaid siin on ikka mingi. Kuigi tegelikult mina ei nõustu üldse sellega, et Eestis nüüd hullult nii tuff öeldakse. Eestis oleks lihtsalt vait. No jah. Nii et selles mõttes ma ütleks, et Eestis parem ka ei ole. On minu arvamus. No ma saan aru, mingil määral me peame suhtlema, aga see ainult ilusa nägu tegemine. Ega see ükski asi õige ei ole, et lõpuks võid rääkima. Aga ma sellega ka nüüd ei nõustu, kus inimesed räägivad, et siin on kõik inimesed silmakirjalikud. Kindlasti ei ole. Absoluutselt mitte. Et suhtlused on ainult pinnapealsed ja nii edasi ei ole. Selles mõttes, et need suhtlused on pinnapealsed ja silmakirjalikud täpselt nii kaua, kui sa selliste inimestega kokku puutud on ja suures pildis. Et see, et me lihtsalt tervituseks ütleme, hey, how are you, see on tegelikult otse tõlkes tere. See ei ole koht, kus hakata rääkima, et mul eelmine nädal selg valutas või väga kehva on olla. Sa võid seda teha, aga tegelikult keegi küsi sult, kuidas sul läheb. Et see on lihtsalt tere. Aga kui see vestlus läheb niimoodi edasi, siis see vestlus võib minna väga sisukaks ja see ei ole nii-öelda tegelikult pinnapealne ja silmakirjalik vestlus. Inimesed tegelikult jätavad meelde, kes tahavad meelde jätta. Just. Et lihtsalt nagu kuna enamik räägivad sellest silmakirjalikkusest niimoodi, siis tegelikult sellega ma ka ei nõustu, aga nagu veits seda ikkagi oli. No me jõuame selleni vaata, mis täna juhtus, on ju. Meil on õues 40 kraadi, me panime konditsioneeri sisse, nii et kui kuuled taustal mingit väikest undamist, siis see on see. Me on liiga palav muidu. Jah. Eks ta alguses võib-olla undab natuke kõvemini ka. Igal juhul ma üritan, sorry, kui see kõik nii nagu laiali on, seda nagu keeruline kokku võtta, sest seal on nagu nii palju selliseid pisikesi asju, vaata. Ühesõnaga jah, lõppkokkuvõttes tulid jõulud peale, ma arvan, et ma töötasin mingi 40 päeva järjest kuni 24. detsembrini. Nagu 1. detsembrist kuni 24. ma töötasin kindlalt iga päev poes. Aga tegelikult ma töötasin juba novembrist. Sul ei olnud detsembris mingid vabu päevi või? Käisin kõik päevad tööl. Nagu mul oli vaata see, et me ei pannud, et nagu ta oli ju iga päev 2:30, aga ma tahtsin, et pood oleks 5 lahti või 5:30 ja mingid kolmapäevad ma ei pannud, aga ma ikkagi läksin. Et nagu selline õhkkond mingil määral ja siis nagu tegelikult ma olin liiga palju töötanud ka. Siis see kõik lihtsalt jooksis nagu, tegelikult ei jooksnud midagi kokku samas. Lihtsalt ma olin närvid väga läbi. Ma olin nagu väga vihane. Ma ei tea, tahad sa midagi lisada või? No ega seal lõpupool oligi, läks ta niimoodi seal rütmis nagu läks, et jah, et isegi nagu detsember justkui justkui kõik oli okei, siis ma ütlen, et jah, ikkagi oli siuke arvatavasti see tööjaotus oli siuke 70-30, mitte 50-50, aga see selleks tolleks hetkeks me olime nagu oma otsuse teinud, et meie nagu temaga ei soovi jätkata. Ma arvan, et see otsus oli tehtud juba nagu no ja see oli ammu, aga nagu siis oli nagu, siis meil oli see, et ei ole mõtet isegi, et see oli võib-olla, või siis oli see lõpp nii lähedal, et me ei ole mõtet nagu ja siis meil oli jah plaanis see, et me... Kas sa tahad rääkida natuke sellest kirjast? Jah, ma mõtlesingi, et ma räägin, et meil oli plaanis nagu kirja panna, mis on meie mõtted uueks aastaks, mida me tahame näha, et meil on ikkagi nagu hetkel on pood lahti, ehk siis meil on plaanis poega jätkata ja meil on nagu suured plaanid, me tahame teha marketingi, me tahame, et pood oleks mingitel kindlatel aegadel lahti, kõik siuksed asjad. Stabiilselt, et inimestel tekiks harjumus. Just, et kõik seda panime sinna ja siis, ma ei tea, ütlesin, et kui sa saaksid järgmise nädala keskeks mulle vastata, siis oleks hästi. Ja siis oli see sama vana värk, et kas sa oled näinud, kas sa oled vastanud, bla, 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 bla. See algas tegelikult mäletad sellest, et ma ei tea, kas jõuludeni oli mingi 6 aega äkki või midagi siukest ja siis ta jälle midagi kuusega vingus ja midagi talle jälle ei sobinud.
ja siis mul viskas nii üle, et mul oli mingi, vastasin talle selle kuusele ja siis mingil, nagu siis me arutasime omavahel, oli aupäevane päev. Me arutasime omavahel ka, et tegelikult mis saab peale jõule, et noh, me teame, et meie temaga ei jätka, aga noh, ütleme ka niimoodi, et me vist eelmises seal episoodis rääkisime ka sellest, et see pind sai võetud ju 2 peale, aga pind oli minu nimel. Mina maksin üüri, mina tegelesin rendiga, kõik asjad olid läbi minu, mis oli väga tark tegu, mida me tegime. Ja ma arvan, et kui me ei oleks teinud, ma oleks võib-olla detsembris avastanud, et me oleme mingi üür maksmata pool aastat ja mingid sellised asjad, vaata, sest ega ta mulle ka ju maksis täiesti randomly, nagu ta nagu 2 nädalat ei maksnud, siis maksis kohe ära, kui ma talle arve saatsin, ühesõnaga täiesti suvaliselt, vaata, noh, me maksame siin nädalas korra renti, on ju, mitte kuukaupa, nii et see arvestus käis minul iga esmaspäev, ma tegin ülekandeid ja tegelesin sellega. Ja et temalt oli lihtsalt keeruline infot kätte saada, ta ei olnud väga järjepidev nendes asjades ja nii edasi. Ja siis me nagu juba ennetasime ette ära, et temalt tuleb pikalt vastuseid küsida, pikalt hakata pinnima teda, et mis saab, sellepärast, et me ei saa, me elame liiga väikses linnas, me ei saa öelda, et sa pakki oma asjad ja mine minema. Et tal on sama suur õigus tegelikult sellele kohale, kui minul on ja noh, selles mõttes jah, meie ajasime neid asju. Ma tean, et ta ei oleks sinna üksi jäänud, aga noh, kes teab, vaata, ta oleks võinud lihtsalt, ma ei tea, igal juhul point oli see, et me teadsime, et meie temaga jätkata ei taha, aga ma tahtsin seda pinda endale saada selles mõttes. Ja nagu mul oli ka see, et kui vaja, ma lähen kolin kuskile mujale, ma võtan teise äripinna, aga temaga ma koostööd ei tee mitte kunagi. Ja nali, mitte nali, aga nagu kogu, minu meelest siit on ülihea mõte see veel juurde võtta, et tegelikult kõige alguses, kui üldse hakkasime kunagi poe avamisest rääkima, siis ma tahtsin võtta selle inimese küünlaid osta enda poodis sisse. Ja sellega üldse meie pop-upi idee algas. Tegelikult ma olin palil, kui me saatsime talle kirja, et kas ta oleks nõus oma küünlaid minu poodi müüma. Ja siis kuidagi marketil juhtus, et kuule, teeme pop-upi hoopis koos. Mitte kunagi ei teeks ma selle inimesega koostööd. Ja niimoodi, et mängis oma kõik kaardid maha selles mõttes, et praegu mõtle, kui mugav oleks olnud, et ma oleks tema kaardid ja küünlad poodi sisse jätnud, kui see koostöö oleks kuidagigi nagu parem, sujuvam olnud. Aga mis ma tahtsin öelda oli see, et mingil laupäeval me siis kirjutasime talle, et hei, et mis sa arvad, mis sa peale jõule teed? Mäletad seda? Mäletan. Jah. Et see oli ka enne seda, kui me selle kirja nii-öelda talle teele saatsime. Selle me kirjutasime lihtsalt nagu meie chatti vaata. Mäletad seda. Ja siis ta ütles, et mida ta ütles? Ta ütles, et näeme, siis räägime. Mõne jah. Nii et jah. Ja siis mina läksin, siis ma olin mingi väga hea, aga et ma siis olen kohe Centralis ja siis räägime. Ja siis me käisimegi, jah. Ja siis me jõudsime siin, et ütles reaalselt, et näeme, siis räägime, ütlesin, et okei, et mul ongi Centralis asja, et ma olen 15 minuti pärast seal. Me läksime Centralisse, vaatasime talle otsa. Ajas mingit niisama mõttetut pläma, ta vaatas meile otsa ja ütles, ma ei tea. Ma pean mõtlema veits. Ma pean mõtlema. Nagu sa ei võinud kirjutada seda sinna chatti või? Ma reaalselt tulin selleks siia, et sa saaksid öelda, et sa ei tea. Nagu, kuidas see loogiline? Kas sa ei või kirjutada sinna, et nagu ma ei ole sellele mõelnud, ma pean maha istuma, mõtlema, ma annan sulle X kuupäevaks teada. Jah, aga mingid kuupäevad tulid ja läksid ja mina isegi ei mäleta enam. Aga see oli suht enne jõule, kui ta lõpuks meile ikkagi ütles. Ta seal vahepeal oli öelnud mingi, ma ei tea, äkki jah, äkki ei. Aga minu arust see, kus ta päriselt nagu kirjutas, et minu arust see oli jumala nagu jõulud, see oli nagu... See oli mingi 2-3 päeva enne jõule, mul siuke tunne. See oli nädal enne jõule. Nädal enne jõule või, jah. Mis on reaalselt ebareaalne selles mõttes, et meie kogu plaan oli see, et 24. me paneme poe kinni. Kõik. Nagu see plaan, mis meil kunagi räägitud oli. Algne plaan. Jah, et jõulud oled ära. Ja ta annab 7 päeva enne seda nagu otsustab vastata ja see vastus ei tulnud see 7 päeva enne seda niisama, vaid siis me saatsime nagu uue kirja talle välja ja me ei saanud ikka meilile vastust, et me saime sinna oma chatti vaata, mis meil ühine oli. Et esimene kord ta ütles, et näeme, siis ütleb
vaatasin otsa talle, ta ütles, et ta ei tea. Aga tegelikult ta veits tol hetkel, me mõlemad arutasime ka, et ta andis veits sükest vaibi, jaa, et ta pigem ei jää. Sest nagu tal küsis, et kas sa plaanid jääda ja siis ma mingi jaa. Ja no algusest peale jälle, et ei olnud seda, et meil oleks mingid möödarääkimised olnud, et temal olid, et meil kõigil on erinevad nagu ambitsioonid ja plaanid võib-olla, et kes tahab võib-olla teha nagu noh, et tahangi võib-olla laupäeviti marketitel käia ja müüa oma küünlaid, see on üli okei. Ja teisel inimesel võib-olla natuke suuremad plaanid, et see on ka okei. Aga et siis need kaks inimest ei saa koostööd koos teha, vaata. Ei, nad võid isegi koostööd teha, kui kõik on ausad oma plaanides. Just. Ja tegelikult algusest peale mina rääkisin, et mul on väga suured plaanid. Et need marketitel käimine oli minu jaoks algus ja see siin pop-up, see on väike aste sellele, kuhu ma tahan liikuda. Et mina nagu tunnen, et ma olin kogu aeg siuke selles mõttes läbipaistev, aga ühesõnaga. Kogu point oli see, et ta siis ju tol hetkel ei vastanud meile, siis me saatsime talle reaalselt pika kirja, kus me kirjutasimegi, et meil on sellised plaanid ja kui me plaanime koos jätkata, kuigi me ei plaaninud, aga nagu selles mõttes, et me ei saa, kuidas iganes. Ütleme nii, et me saatsime poliitkorrektse kirja, eks ole, ilusa oma plaanidest. Et kui me kavatseme nii-öelda kellegi pood jagada, siis kõik on 50-50. Ajaliselt tähendab see ka 50-50, vaata. Et kui üks on seal 70% ajast ja teine on 30% ajast, siis tuleb palgata sinna vahele töötaja, kes katab selle 20% ära on ja palka maksab see, kelle nii-öelda osa jääb katmata, vaata. Ja nii edasi. Ja selle kirja me saatsime talle 6 aega varem. Põhimõtteliselt oligi siis, kui ta meil otsa vaatas, ütles ta ei tea, siis me saatsime talle kirja. Ja siis ta ei vastanud sellele. Ja siis me saatsime nädal aega hiljem talle meie chati kirja, millele ta ei vastanud. Ja siis me rääkisime, nagu ta valis niikuinii alati, mida ta tahtis vastata ja mida mitte, vaata ka. Ja siis see vastus, mis me lõpuks saime, oli see, et ma kirjutasin talle sinna ühisesse chati ja sellele ta vastas siis, et ma olin just vastamas su meilile. Ja ma nagu kirjutasin ilusti viisakalt, aga see ei olnud tore kiri, mis ma talle saatsin, millele me lõpuks vastuse saime. Ehk me saatsime 3 kirja, me vaatasime talle otsa ja me ei saanud neid vastuseid, kuniks sa pead minema inimese juurde ütlema, et kuule, et see ei ole päris okei. Et seal nagu kirjas ma kirjutasingi, et see on nagu, see ei ole, sa ei respekti, ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda. Austa. Sa ei austa kogu seda nagu koostööd või mind, et nagu ma pean käima ja pinnima sinult neid vastuseid. Ja et kas see on nagu okei, et su koostööpartner saadab sulle meili iga nädal välja 0 vastust. Et nagu, et kui sa ei tea, et minu meelest on nagu korrektne või nagu normaalne vastata, et ma nägin su kirja, vastan sul X kuupäevaks, ma ei tea veel vastust, on ja. Ja et nagu ma kirjutasin kõik sellised asjad lahti, et see ei ole okei, siis me saime vastuse. Just. Ja vastus oli, nagu me eeldasime, ootasime, lootsime, et ta ei jätka. Kas see oli 24. detsember? Viimane päev. Me olime 3 viimast päeva siis koos poes. Jah, kus ta siis tuli, rääkis sulle, et põhimõtteliselt ei, ega tegelikult see küünlavärk, see ei ole üldse tema kirg. See ei ole tema passion. Ja et see nagu hakkas mingi enam-vähem keegi tahtis ja siis ta hakkas tegema ja särki-värki. Ja siis, kui Brenda mulle seda õhtul kodus rääkis, sest et 24. õhtul me võtsime siis nagu Soulehe aasta kokku ja kuigi see koostöö oli väga siuke mitte sujuv ja tore, aga üleüldiselt Soulehe aasta oli väga edukas, siis meil oli siuke väike õhtu, kus me 24. enne jõule ja siis jah, see oli nii-öelda Soulehe õhtu meil, kus me vaatasime aastale tagasi ja aga siis, kui Brenda rääkis mulle seda, siis ma mingi, seda saaks maikuus ütlema. Et kui nagu kogu see error oligi sellest, et me tegelikult tahtsime täiesti erinevaid asju, aga ta lihtsalt ei rääkinud seda meile. Jah, eks see lasi selle peal liugu. Ja neid hetki oli nii palju, kus ta sai seda öelda. Et need hetked olekski olnud sealt, et miks tal kõik nii raskelt tuli.
miks see on raske, too on raske, miks seda ta ei ei taha seal huvitanud poes, sest sind ei koti. Jah. Sa ei taha seda teha. Küünlaid on nii raske teha, sa pead kodus küünlaid tegema ja siis käima siin ka passimas. Miks sa neid üldse teed? Jah. Aga minu jaoks kõige haigem kogu loo juures on see, et ma tean seda inimest mitu aastat läbi marketite ja ta on tore inimene. Selles mõttes, et kui sa nagu räägid juttu temaga ja ta. Ja tema lugu oli see, mis mind inspireeris, mis mulle meeldis, miks ma mõtlesin, tema küünlad on nagu nii toredad, need on ilusad küünlad, need lõhnavad hästi, neil on nagu tähendused, neid on hea sisse võtta, tal on väga tore lugu seal taga. Ja see on lugu, mida ta oli mulle korduvalt rääkinud. Ja siis meie viimasel 24. detsembril ta rääkis mulle seda lugu hoopis teistpidi. Ja mul oli jälle nagu mingi, oh my god, kuidas see võimalik on, et nagu kogu see asi algas sellest, et ta, ma ei teagi, kas ta on või ta tahab olla life coach igal juhul. Selles mõttes, et mida sa naerad? Ma ei tea, ma tean, et ta teeb käelugemist. Eks te kõik otsustage ise selle põhjal, mis me oleme rääkinud siin viimase 49. ja selle episoodi vältel. Kas see on inimene, kes peaks olema life coach? Mina ei tea. Ma ei ütle jah, ma ei ütle ei, ma ütlen mina ei tea. Eks igaüks teeb ise selle otsuse. Ja absoluutselt, ja mina ei ole ka keegi, kes saab öelda, kas ta on või ei ole. Absoluutselt. Seda saab tema ise otsustada. Sellepärast mina ütlengi, mina ei tea. Lihtsalt minu point on see, et ma ei tea, et kogu asi oli see, et ta siis seda küünlaasja enam väga ei tee, ta keskendub online'ile. Aga ma mõtlen ka, et kui sa nagu ei saa ja ei suuda ja ei taha füüsiliselt müüa, siis online on palju keerulisem müük. Marketingi mõttes on ju. Absoluutselt. Et seda nagu vahet ei ole. Point siis see, et tema käis ja rääkis, kuidas ta tegi kätelugemist, teeb kätelugemist inimestele. Ja inimesed käivad tema juures ja siis vastavalt mingitele teemadele ta andis pisikesi teeküünlaid, siuksed pisikesi teeküünlaid inimestele kaasa. Et ala sul on mingit siukest värki vaja, et põleta seda küünalt, mõtle nendele asjadele, soovi seda, kristallküünlad, teeküünlad, pisike kristall. See niimoodi algas lugu. Ja siis need inimesed, neile meeldis need küünlad, neile meeldis see lõhn ja kõik need asjad ja mingi, sa peaksid hakkama suuremaid tegema, kas sa palun teeksid suuremad, ma lihtsalt ostaks sult juurde neid küünlaid. Ja siis need tema kliendid hakkasid käima ja ostma talt neid küünlaid. Ja nüüd ta siin on oma lademetes küünaldega, teeb marketeid ja talle nii meeldib see. Ja niimoodi iseenesest elu juhatas seda küünalde tegemiseni, müümiseni ja inimestele meeldib see ja see on üliäge lugu, kuidas tema business algas. Aga 24. ütles ta mulle, et see ei ole üldse minu passion, mul tegelikult nagu ei meeldi ja tegelikult nagu Keegi people just tahtis. asking, vaata. Yeah. Mis sa teed siis sellest? Kui ma seda kuulsin, ma mingi täiesti lõppu lihtsalt. Et jah, et sellest oleks võinud alustada, et see ei ole sinu passion. Et igal juhul sellega siis tõmbame sellele rändile joone alla. Oli metsikult hea koostöö selles osas, et me õppisime tohutult palju sellest. Jep. Väga palju. Väga palju. Ja ma sain nagu väga palju nagu minu jaoks ka siuke piiride tõmbamine ka ikkagi, et kui palju ma nagu lasen ära tabada, millal minuga manipuleeritakse või kui palju ma lasen nagu, et ma ei lasknud sõita. Nagu, niikuinii ta sõitis mu ajast kogu aeg üle, sest mina olin seal enamik ajast. Aga lõpuks mul oli ka, et see ei ole mingi võistlusmäng, kes on siin kauem või kes on vähem. Et mina olen seal lõpuks oma businessi pärast ja kui on vaja, siis ma olengi seal 7 päeva nädalas jõuluperioodil ja ma ei arvesta selle inimesega, kellega ma algselt arvestasin ja mille pärast me ju seda nii kaua koos tegime. Et meil oligi, et jõulud on nagu hea ära teha koos. Aga ma arvan, ma mingisugune novembri lõpus või kuskil seal kandis, kui ta siis seal tuli sellega, et ma ei tea, tulen ja ei tule, on. Et siis ma võtsingi selle hoiaku, et vahet ei ole, kui palju ta seal poes on. Et see on minu pood, ma võtan seda niimoodi, mina käin siin niimoodi, nagu mina tahan, et see pood lahti oleks. Ja nii oli nagu palju kergem need jõulud läbi ka veeretada. Aga kui tulla selle, lõpetame tema teema ära, on ju? Ja siis ta viis oma asjad ära. Yeah. Ja täna
muidu ta käis kogu aeg töllerdas seal ka muidu vaata seal keskuses. Siis kui tal nii-öelda ta vaba tööl ei päev saanud oli. käia, aga siis ta niisama chillis seal kuskil. Siis ta täna käis keskuses, ma nägin teda ja Hans ütles, ta nägi meie poe ees, aga ta ei tulnud tere ütlema, mis on eriti veider, sest me ei läinud laiali kuidagi nagu nõmedalt. 24. ta kinkis oma Christmas-küünla meile, kallistas, tänas, ma kinkisin talle käevõru vastu ja tervitas sind ja soovis häid jõule ja me läksime väga ilusti laiali. Aga ta ei tulnud täna tere ütlema. Ei olnud kordagi poodi. Ja see ei olnud mingi, ma nägin teda korra jooksmas kuhugi. Ei, ta oli keskuses vähemalt 1,5 tundi. Jaa, ta siis põhimõtteliselt meie poe kõrval ja rääkis nagu ühe teise poe müüjaga juttu põhimõtteliselt. Ja noh, väike kiire vahe siia juurde, ma arvan, et me rohkem ei jõua rääkida sellest poe avamisest, aga et selles mõttes poodi mul oli vaja küünalda ja kaartidega ikkagi natukene täita. Mis tähendab, et ma ostsin poodi sisse küünlaid ja kaarte, aga mitte temalt. Ja ma arvan, et ta on nagu veits kuri või nagu, ma ei tea, mis see sõna on, mitte kuri, aga ta on veits, et... Solvunud või? Jah, aga nagu... Aga ta ise ütles, et ta ei soovi küünlaid teha ju. Miks ma peaks ostma kellegilt küünlaid, kellel ei ole passion neid teha? Vaadake, siin on meie see sektsioon küünaldest, neid teeb inimene, kes ei soovi neid teha. Need on väga head küünlad. Ei, noh, minu jaoks igati loogiline, et ma mõtlesin ka, et kui ta peaks tulema küsima midagi või mis iganes ongi, et ma tahan ju ise ka toetada ja osta inimestelt sisse asju, kellel on kirg seda teha, kes tahavad ka, et nagu, et ma ei käi seal palgatööl ja tee neid asju, et ma tahaks täiskohaga, ma ei tea, joonistadagi neid kaarte on ju. Et kui ma saan sellele kuidagi kaasa aidata ja müüa neid oma poes, üliäge. Loomulikult ma tahan toetada selliseid inimesi, osta sellistelt inimestelt tooteid sisse, et lõppkokkuvõttes tooteks me ostame emotsiooni ja me ostame ikkagi lõppkokkuvõttes inimestelt asju. Nii et, aga noh, kõik, mis on minu jaoks loogiline, ei ole kõigi teiste jaoks ka loogiline ja nii edasi on. Nii see käib. Aga jah, ütleme siis, et siia lõpetuseks, et nüüd me rääkisime nagu keskendusime Soulehe puhul hästi palju nagu mingile 3. inimesele, kes ei tohiks üldse tegelikult nii palju energiat siit saada, aga kui me tahame seda läbipaistvalt teha, siis me peame rääkima ka nii-öelda, ma ei tea, kas seda saab failiks nimetada, aga ta oli siuke pool fail, et ütleme niimoodi, et kui seda faili nagu ei oleks, siis võib-olla praegu ei oleks Soulehel enda poodi lahti, on ju. Niimoodi, jah. Selles võtmes nagu, kuidas ta praegu on. Et jah, ta oli siuke õppekoht, aga nüüd otseselt ma ei tea, kas ta mega suur fail oli meie poolest. Et pigem ma arvan, et see oli siuke mõttekoht lihtsalt või õppimiskoht. Jaa, et seal ongi nagu see, et ju väljast paistab kõik nii tore ja äge ja tegelikult ongi ja tegelikult seda ei jõudnudki rääkida, mis tegelikult jõuludel juhtus. Ma ei osanud seda ette näha, ma ei osanud seda oodata. Meil läks ülihästi, kliendid, kes käisid, tulid nagu ka 4. ja 5. korda veel tagasi jõulude perioodil, rääkimata, et nad on praegu juba tulnud. Ja et me räägime siis sellest Soulehe avamisest, räägime siis äkki mingi järgmise episoodi alguses, sest nagu meil ei ole tervet episoodi rääkida. Me üle-eelmine nädal nüüd avasime, pluss nagu me rääkisime alguses, siis teil on näha ka see teekond YouTube'is kuidas see pood uuesti avab ennast. Jah, esimene osa on väljas, arvatavasti ka siis nüüd tuleb teine osa, kui te seda kuulate või juba on. Aga et me siis räägime järgmise osa alguses, aga ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et me keskendusime nii-öelda sellele halvale nüüd ja mingisugusele 3. inimesele selle asemel, et rääkida enda ärist. Aga noh, mis te ikka tahad, nagu ei ole väga põnev siin rääkida, kuidas üks päev käis üks inimene poes ja ütles, kui ilusad asjad mul on ja talle nii meeldis ja ostis 7 asja. 13. novembril müüsime $732. Aga nipet-näpet mingid lugusid mul on ikka rääkida. Ma tegelikult pean hakkama kirja panema, mul läheb alati meelest ära. Ja et jõulud olid nagu tohutult edukad, läks üli hästi, me ületasime kõik müüginumbrid, mida me oleks osanud isegi ette näha. Ja selles osas oli nagu kõik super hea. Mul oli, peas oli oma number ja sellel me tegime topelt.
ja crazy. jah, see Lihtsalt number, mis minu peas oli enne jõule. Ja kõige crazy'm kogu, et see on kõige parem kompliment, nagu kogu point ei ole see, et ma müün asju, et ma ei tee masstootmist niikuinii on ja kõik on käsitöö, aga et ma müün asju, et nüüd kõik inimesed tulge ostke hästi palju uued kliendid, vaid kõige parem kompliment on see, kui sul tuleb sama klient tagasi uuesti ja uuesti ja uuesti, kuna seda juhtus jõuludel nii palju, siis ma juba mingeid inimesi mäletan ja tean ka, on ju, ja kõige haigem kogu loo juures on see, et 24. me panime uksed kinni ja viimasel nädalal ma hakkasin kõigile rääkima, et 24. on viimane päev, sest inimesed olid väga mures. Novembris olid nad mures, et kas ma detsembris olen seal ja detsembris nad olid mures, et kas ma olen jõuludeni seal. Et nad kogu aeg küsisid seda. Ja ütleme, et viimasel nädalal nad hakkasid muretsema, kas ma olen jaanuaris seal või mis saab. Et kas ma jään siia või et kuidas läheb või mida iganes. Ja siis mul oligi, et iga kord ma siis alustasin sellega, et 24. on viimane päev. Siis kõik, mida? Ära ütle, et sa jaanuaris ei tule, ei ole võimalik. Ja siis ma mingi ja siis jaanuaris ma tulen tagasi, aga ma ei tea, mis kuupäeval. Ja siis kõik hingasid kergendunult. Ja ma olin mingi, kuidas see võimalik? Kuidas ma siin olen nagu, mis asja? Et miks te nagu niimoodi ootate, et nii lahe on ja. Ja ma arvan, et siiani ei ole see mul kohale jõudnud. Ja neid, ma ei räägi siin, et seda tegid 2 või 3 inimest, vaid nagu kõik inimesed, nagu mega palju oli neid. Ja panime 24. oli viimane tööpäev ja 27. või 26. isegi, reaalselt 2 päeva hiljem, tuli meil Instagrami mitu sõnumeid, minu meelest kirjutati meile Facebooki ja kuna minu business kaardil on Hansu telefoninumber enda oma, ma ei anna kellelegi leva, siis Hansule helistati, millal me poe avame. Me olime olnud 2 päeva kinni. Rahvas nõudis. Kui inimesed helistasid, et millal me poe avame, sest siin on nagu väga tavaks, et 26 on Boxing Day ja poed on jälle tagasi lahti. Ja siis mul oli, et okei, kui nagu reaalselt 2 päeva on pood kinni olnud ja me ei räägi 1-2 inimest, vaid mitu inimest kirjutab ja üks inimene viitsib võtta telefoni ja hellata, et kuule, millal avate, et siis ma pean seda kohe tegema. Ja siis ma puhkasin 2 päeva ja siis, kui ma need kõned sain, siis ma hakkasin tööd tegema. Just. Ja siis ma avasime jälle poe, aga sellest räägime juba järgmises episoodis. Just, ma arvan ka, nii et tõmbame siia joone alla, loodetavasti oli teil huvitav kuulata, kuidas meie mitte kõige sujuvam koostöö läks eelmisel aastal, aga nüüd on pood jälle lahti, nii et kui sa peaksid olema Griffitis või tulema Griffitis, siis Griffith Centralis on meie pood olemas ja kui sa tahad üldse näha nurga taga Targeti kõrval jah, ja üldse millest me räägime, kui sa oled Eestis, siis Instagramis @soulehe.studio või siis meie veebipoes soulehe.com, mine uudista, vaata, millega me tegeleme. Meie tegevustel saab vaata silma peal hoida Instagramis Miks mitte Austraalia ja meie vloge saab näha YouTube'is Miks mitte kanalil ka. Suur aitäh, et kuulasid, näeme järgmisel nädalal, tšauki, tšau! Tšau!